Aga me saame siis mingi niimoodi teha, et me saame kell 6 panna kinni selle ja sa saad meid 18.15 Venesse viia või? Jah, näiteks. Üli nice. Paneme äkki äratuse isegi. Kell 6 kinni. Aga mis siis, kui meil on jube hea teema käsil? Siis ongi siis hea. Laseme mõlemad Sandri üle ja ma arvan, et on üli okei. Mis fucking naer see on? See või? Täpselt see. See on muus naer. Seda sa hakkad kuulma. Aga kas need käpad on sul vanast ajast või? Nii ilusad käpad? Tähendab need või? Need, jah. Ja. See on ikkagi striimerite. See on kraana ju. See on statiiv tegelikult. Käpad. Algas episood 139. Külas on Aleksander Eeri Laupmaa ja Maria Sepp. Ma pole nii kunagi teinud, et taustamuusika käib taustal, see on päris lahe. Teeb ametlikuks. See teeb ülikiiresti kõik ära. Kas meil ei ole sponsorit või? Meil ei ole sponsorit, sest meil on, ütleme nii, et praegu on sellised läbirääkimiste vahehetk on. No näed, aga sellepärast... Ta peab selle sponsoriga kõik külalised proovima ja meie ei saanud ta proovi. Need läks radari. Aga sellepärast mul ongi väga hea meel tutvustada enda sponsorit, kõige uuemat Eesti kihlveokontorit Tambet. Ja... see on nii hea, et mul ei ole täna sponsorit. ja see osa ei saaks eetrisse minna juba. Ja selle on algatanud siis loomulikult Tambet Tuisk ja kihlvedu teeb rõõmsaks. Väga rõõmsaks. See on kõik, mis ma pean seda iga 20 minuti tagant ühe korda ütlema. Tambet Tuisuga saab lihtsalt teha nii, et sa paned mis see oli, pats kihla vahele ja saad temaga teha igasti. Ainus, kelle see kihlvedu rõõmsaks teeb, on Tambeti omanikud. Just. Ja Tambeti omanik ongi Tambet. Aga mul jah, see läbiv sponsor ütles jah, et kas sa lihtsalt ühte nagu suurt koomikut ei tahaks kutsuda, et miks sa kaks võtad? Miks sa kaks väikest võtad? Miks sa kaks vähe tuntud Eesti koomikut võtad? Nagu üht suurt või mitte kaht nagu normaalvormis või? Võta üks see pundund ülekaalus joodik, kes teil siin on? Võta keegi, kellel on lootus kadunud. Võta keegi, kellel ei ole mitte mingeid ambitsioone, enam on lihtsalt leppimine, et see ongi mu unistuste elu. Peab elu lõpuni tuure tegema. Kas sa räägid koomikust, kellel täna Tallinnas show on või? Ei, kindlasti mitte. Täna on 31. oktoober, 31. oktoober. Sa mõtled rõõmurull Sander Õigust. Ma ükskord sain suvetuuril, aga esimest korda nimelt me olime kahekesi autos ja sõitsime, viskasin ta ära Mähmasse. Ise, vabatahtlikult, pakkusin ise. Wow. Nii et ma nagu läksin täiesti vastu lainet. Tavaliselt on see, et kõik on nii, et please, ära küsi, ma lähen ära kiirelt. Ja viisin ära ja ütleme nii, et sain teistsugust Sandrit näha ja see oli väga tore. Kusjuures see aasta on ka minul Sandriga murranguline olnud, sest et ka meie oleme saanud lähedasemaks. Oleme nagu välja kasvanud sealt vormist, kus me üksteist ainult nagu röstisime ja nagu narrisime. Ja siis me saime nagu rohkem semud, eks nagu. Ja nüüd täna vaata, pakkus spottigi. Ka õudu. Ja eelmine kord, kui ta pakkus, ma ütlesin ei ja nüüd ta täna pakkus uuesti, nii et ma räägin, ajad on täiesti muutunud, mul on Sandriga uus level käes. Mina tahtsin öelda, kuna ta käis ka sul podcastis, aga sul käis veel podcastis Kristjan Jõekalda ja see oli fucking amazing podcast lihtsalt. See oli tõesti selline nagu... Sest tema tegi seda. Kristjan Jõekalda tegi seda osa. Nagu produtseeris. Ei, nagu ma olin lihtsalt vait, ta lihtsalt täitis ära 2 pool tundi. Ei, aga see oli suurepärane, see oli nii ilus lihtsalt, see oli reaalselt nagu, ma ei taha mingisugust nagu... Miikael ei nii, et ta oli väga solvnud. Mitte lihtsalt Miikael on nii solvunud, sest Miikael rääkis seda, kuidas reaalselt nagu Kristjan Jõekalda mingi kell 9 õhtul nagu Liidos, nad panid tatti, vaata. Ja siis Kristjan Jõekalda oli nagu mingi, ei, ma muidu tuleksin muidugi, aga ma praegult lihtsalt ei tee podcasti, vaata. Siis mingi järgmine hommik tropib sinuga episood. Ja, oh my god, kujutad ette, kui valgeks Miikael läks veel valgemaks näost, kui ta nii on. Tead, mul oli see teooria, ma juba Miikaliga 4A4 vestelnud sel teemal. Ja siis mu lohutusteooria oli see, et... Kirju saadete üksteisele või? Meil on e-mailid, nagu siis ei kaotsi midagi, muidu chatist, et pead lappama seal. Et mul on see teooria, et ma kirjutasin Jõekaldale Instagrami ja Instagrami haldab ta naine, kes on võib-olla veits vastuvõtlikum, et kui Miikael või Rait kirjutas mingi e-maili kuskile Kristjan, see on väga hea point, sest et ilmselgelt ta naine oli nagu mingi, see on ju Mattias Naani podcast, muidugi lähed, jalaga peas ja lähed. Ja Kristjan oli nagu 5 kopikat kohal.
ma sain jutust nii valesti aru, et Miikali Instagrami haldab ta naine ja sa kirjutasid Miikalile Instagrami. Aga ei, see oli tõesti, see oli super, see oli nii ilus, see oli minu jaoks nagu... Kaua aega läks selle töötu nalja peale? Okei, tegelikult päris kaua. See nädal on mul nii nagu jõhker on tööga, et see töötu elu, ma arvan, on päris sweet. See on amazing. Tead? Sweet ass. Eile õhtul magama jäädes võtsin Kristelil käest kinni ja siis hakkasime keppima. Ei ta... võtsin Kristelil käest kinni ja ütlesin, et meil oli väga tihe päev, väga palju oli teha, väga palju stressi, aga vähemalt me ei pidanud olema 9-5 kellegi all. Ja siis ütlesin, hea tööd. Ja siis mask ette ja... täna ei nutsi ja... Kas on ka nii, et vahest sa ootad vaatama, et äkki täna vaata läheb? Ma loodan, et ta seksikalt ribiks mul maski eest ära. Ja paneks oma maski mulle ette. Ma pean täna maski õlitama hakkama või ei pea. Ja istuks oma maskiga mulle näkku. See on meil väike hüüdnimi siis. Tema maskile. Ei, aga teil on pandud maskile mingi nimi raudselt ju? Ei ole. Kas te ei ole see paar, kes paneb vaata mingit nagu taune hüüdnimesi või asju mingitele asjadele? Ei, meil on... Või oma vahel mingi loll pudikeel? On, pudikeel on kindlalt ja robot-tolmuime nimi on Vorstike. Nii armas. Kus te inspiratsiooni saite? See K seal lõpus tuli kindlalt minu peenise pealt ilmselgelt, sest see peab väiksemaks rääkima. Sest see G seal lõpus. K, nagu vorstik K. Okei. Kui ta oleks vorsti, siis on nagu pisike vorstike. Vorsti võib nagu sardelga olla. Mops, õllemops. Ja kui mitu minutit läks, et pohmellipäev jõuaks lihtsalt? 8 minutit läks. Jube kaua. Super. Vaatame, kuni me sita jutudeni, kui me siis vaatame uuesti taimerit. Maria Sepp ja Eri Laupmaa on kaasas ka meil tuuril, Sodi tuuril ja olid kaasas ka eelmise runni tuuril. Nii et nüüd on Eeri käinud ka Sandril sooja tegemas, Maria on käinud ka Miikalil sooja tegemas. Ma tahtsin öelda just täna, mõtlesin, et sinu tuur tuleb. Võtsin mingid bitid, mida ma nagu välja ei vaheta, aga tahaks nagu uuesti nagu välja öelda need sõnad laval. Ja siis mõtlesin, teen täna selles spotis need bitid. Ja siis ma kuulasin ühte Kaja Kultuurikeskuse setti sinu show runnist on ju eelmisest. Ja mul oli meeles, et see show oli nagu jumala hea. Ja siis kuulan ja olen nagu issand jumal. Nagu, kas see jäi nii kehvasti või see oligi nii pask? Kus sul telefon oli? See on seal. Puki peal. Puki peal, no siis oli pask. Ja siis ma jätan tavaliselt lava taha vaata ja siis on see tai naerud lähevadki teises suunas vaata. Ja siis sa saad seda juttu enda vaata. Küllap see AI-sid vaata võttis seda taustamüra maha ja... Tead, mis ma mäletan? Ma mäletan, et sul oli vaata täiesti vaikuses, et siis sellepärast mulle tunduski nii enda, et hea, sest mul mingid naerud ikka olid vaata. Ajad segamini mind kellega kindlalt. Täitsa kindlalt ajad segamini. Mäletan konkreetselt sealt inimesed kirjutasid mulle, üle 600 inimese kirjutas. Sa ju kaotasid followeri selle show'ga. No ma kaotasin mõned followerid ja siis nad ütlesid, et nagu kui ma sind edasi followksin, siis kõik teised koomikud oleks minu jaoks täiesti mõttetud, nii et ma pigem nagu unustan ära, et sa üldse eksisteerid, kui jätkan selles valus. See on hea point. Jälle hea narratiiv, mida lugu endale. Konkreetselt faktid ainult. Vaataks üle need kirjad kõik. Jah, ma ei hakka praegu salvestusele kuna meil on lühike salvestus, nagunii mul on telefon seal kotis kuskil. Kodus laeb. Ei ole mõtet hakata siin kõike vaata stoppi randima uuesti. Aga ma saan need hiljem saata, me pärast teeme Sandri show ära. Mul on siuke budget podcast, mul ei ole siin eraldi inimest. Nädalavahetusel on mingid asjad veel, aga mingi järgmine nädal või millalgi ma saadan, et saab peale panna põhimõtteliselt. Just, okei, davai, jätame siis selle praegu. Anyway, toitumine. Mul oli väga hea meel, et sa võtsid endale longera kaasa, sest mul ei olnud midagi. Hakkasid juba süümekaid tundma? Ei ole üldse vaja. Mina olen ju teadagi independent woman. Erinevalt. Aleksander Eilav. Sest ma ei ole independent woman. Wow. See oli siit nali. Aga ma tahtsin öelda seda, et sinu showdega ma mäletan oli see, et see oligi nagu siuke ehtne soojendamine. Selles mõttes, et nagu
noh, mul ei ole nagu mingit, et mingi megabänger show'si oli nagu soojenduse mõttes, sinul oli, aga ainus hästi bänger, mis ma mäletan, oli Pirita, kus olid ka nagu soojendajatel ka hea, aga nagu Mikiga oli see, et ma tajusin seda, et Miki show'si soojendades oli see foon stabiilsem, et kõik olid seal kuskil nagu keskel, vaata, et ei olnud siukest ühtegi sellist. Ja siis ma sain poisti jutust aru, Puntsoja niimoodi, et teil on olnud ikkagi aastaid, kui sa oled ka teinud Mikile sooja, kus on nagu full, silence of the lambs. Puntsol on olnud. Ei, lihtsalt kuna ma ei tea, miks Mikki ei lase, oleme nüüd võrdõiguslikud nagu selles mõttes, et Puntso on teinud 2 Mikki tuuri kaasa, on ju? Ja ta on cold opener kogu aeg. Ja ikka cold opener. Ehk siis tegelikult, kui võtta nagu nii, et oleks see keegi teine olnud, siis oleks nagu just kui vist redeli mõttes on see, et nüüd saab Puntso teine olla ja see, kes tuli juurde, on Essa. Tõsi, ma tean. Aga Miikal hoiab sind hästi. Ei, kõik hoiavad, mind vaadataksegi, vaata, et kui me tahame, et Maria veel edasi teeks ja me tahaks, et meil oleks paar üksikut koomikut, kes on ka mitte vorstikesega siin Eestimaa skeenes. Aga võib-olla see on ka see, et nagu tegelikult Mikile haigelt meeldib, kuidas Puntso alustab ja ta ongi tugevus see. Tal on tegelikult küll tugev see. Ja mina näiteks seekord ei saanud öelda, et tal oli kõik väga nagu super. Ma küll ei mäleta Mikki tuuridest, et mul oleks halb olnud. Ja samas Eeri kohta ka ma ei tohi midagi öelda, vaata Eeri oli ka cold opener sinu showdel, ju. Teeme seekord vastupidi või? Ja on ka ära. Tuuri nimi on sama selles mõttes, ma ei eelda, et midagi nagu muutuks. Võime kulli ja kirja teha. Kes siis Jõhvisse ja Tartusse tulevad? Mina väga hea meelega olen cold opener. Sten-Erik Allikas, või? Ma ei tea. Puntso on ju täis. Kui te kuulete, siis Jõhvisse ja Tartusse Maria Sepp ei saa tulla kahjuks. Ja siis tead, mis juhtus Mikki show ajal või? Väga paljud inimesed tulid mulle ütlema peale show'd, et sinu perest ostsin pileti. Nii et nüüd sa kaotasid mõned sodi pileti ostjad. Aga sa võid öelda, et nad tulevad. Tagasi ei saa osta. Oota, pärast Mikki show'd tuldi sulle ütlema, et nad ostsid Mattiase pärast piletid. Jah, täpselt. Ma jälle olen down full, et ma ei saa sellest mõttes, et nad eeldasid, et mina olen teine soojendaja ja siis tuli mingisugune naine. Ja siis nad olid, issand jumal. Minu fännid tulid Mikit vaatama, sest nad teadsid, et mina soojendan ka. See oli lahe. Ei kõla usutavalt, aga nagu... Fabrikaat jutt. Kallid fännid, kes te seda YouTube'ist vaatate, palun kommenteerige ja kinnitage mu väiteid. Saatke need kirjad, palun. Need olid päriselu vestlused. Siis on hea. Ei olegi ühtegi kirja, ei ole. Nagu sul ei ole neid 600 inimeselt, et sul oli seal kajas nii rohkem, see oli 8000 inimest. Seal kusjuures mahub nii palju. Mul on. Unread messages kõik. Jah, kõik on Unreadi peal. Aga nii, nüüd te olete, Maria käisid siis Miikaliga kaasas, Eri käid Sandriga teist korda kaasas või? Miks sul täna paha tuju on? Mul ei ole paha tuju. See on süüdistamise klassiks. Tead, ma olen mõelnud. See on see, mida politseid teevad. Mul ei ole paha tuju. Kedagi läbi kuulama. Mul ei ole paha tuju, kuidas sa fucking aru ei saa? Kõik teisest toast ütlesid, et sa lõid maha ja selle pead lihtsalt üles tunnistama. Kõik on su ammu sisse rääkinud. Mis sa küsida tahtsid? Et millises autos kõige lõbusam on siis? Kuule nalja teed. Hey, how dare you? Halloo, sinuga Mattias. The funnest times. Täpselt, nii. See oli nii kokku lepitud vastus. See kombinatsioon, see dünaamika. Siin ei saa midagi võrrelda isegi. Tõesti ei saa. Tõesti ei saa. Aga mis te siis Mikki autos räägite või? Ei no Mikki on nagu full, ta on nagu isa autos. Ta on roolis ka? Jaa, siis ta ei luba vaata Ele roolis, Ele istub kõrval nagu emps, mis meie olime taga nagu tatid. Miks Ele on seal tuuril kaasas siis üldse? Tema tegeleb heli ja kõikide nende asjadega ju, aga Mikki ei usalda oma tutika autorooli kedagi, vaata. Tutikatest rääkides. Legend reis. Mitu minutit läks. Annab tutikad. Oh yeah. Ehk siis kas sotsiaaldemokraatide hulgas Nõmmel kandideerinud inimese elukaaslane ei lase naist rooli või? Täpselt, ja võt see on see küsimus, mille me peaksime tõstatama. See on see, millele ma viitasin. Elemai, palun vasta X-is, mis sa arvad oma mehe käitumisest, aga tegelikult ma tahtsin öelda seda, et Mikki oli ju täielik nagu psühhopaadi mode selles mõttes, et kui te mõtlesite, et ta on nagu pedant ja natukene autist, siis mis juhtus peaaegu iga kord, kui me läksime autost välja, jõudsime näiteks linna tagasi, siis ta tuli autost välja. Jälle te olete mu tagumised jalamatid kõik segamini ajanud oma vallatute jalakestega.
ja siis läks neid vaata paigutama seal ja mölises meie nagu me ei saa aga see oli ta oma auto või? See oli nagu bitt või? Aga see ongi täpselt see, et see on tegelikult, ta teeb seda bitina, aga tegelikult ta läheb ju päriselt. Ja ta rääkis, kuidas peale tuuri ta viib auto mingisugusesse, vaata siukesse puhastusse, mida ei eksisteeri. No enam-vähem, et võetakse lahti ja pannakse kokku ja et nagu kedagi pole autos olnud, full forensics nagu. Et teda ajas nagu hulluks iga kord, kui me sõime midagi, jõime, pahandus. Ja siis paneb ise Kristjan Jõekaldaga liidostati 9 neljapäeval. Silmakirjalik lähenemine. Otsaga tulevad kokku. See oli Punso bitt. Kurat. Punso. Kristjan Jõekalda episood fantastiline, mina ütleks kultuuriline moment selle kohta isegi. Aga mul oli üks asi, mis mind häiris seal ja ma mõtlesin, kas ma kirjutan sulle nagu privaasse selle. Ei räägi kindlalt avalikult enne läbirääkimist. Eiga, sest point on see, et ma mõtlesin, miks ma ei saa privaasse kirjutada, sest kui ainult sa tead, siis sa esiteks sa ei viitsi kuulata, kui ma sulle 6-minutilise voice message'i saadan, sa kindlalt ei kuula ära seda. Ja siis teiseks on see, et isegi kui sa viitsi mingi whatever, aga kuna sul on raudselt siukseid nagu kuulajaid ka või paljud inimesed, kes kuulavad seda, on nagu nõus mingite asjadega, mis ja 90% asjadega ma olin ka nõus ja see oligi fun, see oli fucking fun kuulamine, lihtsalt mul on tõesti tänulik, see on tore, et see on olemas. Mul oli ka väga sa kuulasid ka kõik või? Te kuulete neid või? Või noh, kui Jõekalda on, siis kuulete? Ma olen igasuguseid episoode kuulanud. Kuulasin ühte üksikut seal, ma isegi kuulasin selle Dixi oma ka ära. Mis asja? Ma isegi kuulasin selle Dixi oma ka ära. Isegi selle... Mulle meeldib nende Dixi episoodide juures see, et nagu tunda on, et teil on nagu noh, et ei ole nagu pestud enam, vaata te vaikselt üksteisele panete ribi vahele mingeid lööke. Väiksed kaikad lähevad. Ja siis nüüd ta käis seal Miki podcastis, siis ma kuulasin seda ka mingi jupi, siis seal ta röstis teie pissi. See nagu fun, teil on väike siuke ärapanemine omavahel. Ühesõnaga, mis mu suur issue on, sest ma ei taha, et inimesed nagu kuulaksid ja mõtlesid, aga Kristjan ja Mattias Naan ju ka ütlesid ja nad on ju mõlemad vanakooli Eesti tüübid, et kui nemad ütlesid, siis on tõsi ka. Ühesõnaga, sa mainisid nagu people pleasing ut, eks ole. Ja see just kui meikis kõik sensi, mis sa ütlesid, et nagu, aga miks nagu tulebki ju inimestele rõõmu teha, which is a good point, aga people pleasing ei ole see, et sa lihtsalt teed nagu heategusid ja oled inimeste vastu hea. People pleasing on see, kui sa teed neid asju sellepärast, et sul oleks mugav. Psühholoog Aleksander Jõekalda, ma olen siis chati. Ehk siis tegelikult on see, et nagu ma lihtsalt teen ükskõik mida, sest mul on mugav, kui teistel inimestel on vähemalt see, et kas ma olen kellelegi kasulik või ma olen kellegi vastu tore või ma naeran kellegi naljade peale, kui ta naljakas ei ole, mis iganes need asjad on, aga sa teed seda sellepärast, et ise ennast mugavalt tunda või ise tunda, et ma olen hea inimene, ehk siis see tegelikult on self-serving, see tegelikult ei ole nagu teiste heaks, sest sa ei käi nagu, ma ei tea, anonüümselt kellelegi suppi jagamas, sa ei tee siuke, see ei ole see pleasing, mis sa teed, eks ole. See on ikkagi selle jaoks, et ise endal oleks siuke tunne, et tegelikult ma olen nagu hea inimene. Aga sellest me vist rääkisimegi, ma tahan lisada ühe mõtte siia, et nagu see on kindlasti üks tahk, miks osa inimesi nii käitub, aga teine tahk on ju see, et tahetakse nagu alateadlikult siis kontrollida seda, mida teine inimene minust arvab, vaata. Täpselt, just võt ongi, see ongi ja sellepärast see ongi self-serving nagu, et see tegelikult ei ole teisele heatöö tegemine, vaid see on ise enda, sest ma olen terve elu siukene olnud ja siis kui ma aru sain selles, et holy shit, see on tegelikult nagu manipulative as fuck nagu siukene olla ja sellest kaob see teine, no see oli üks väga-väga ilus osa ka sellest episoodist, kui sa rääkisid sellest, ma ei mäleta enam isegi, mis asjadesse välja tuli, aga nagu meeste ja naiste vahelisest suhetest ja sellest, missugune nagu ise oled ja millega nagu mingid hädad on ja mitte hädad on ja nii edasi. Aga nagu, kui sa tegeled kogu aeg nagu people pleasing uga, siis mis tegelikult kõikidel people pleaseritel juhtub, on see, et sul tekib inimeste vastu põlgus ja resentment, mida sa kuskil all hoiad, mida sa pikka aega ei pruugi ise endale isegi tunnistada, mis on hästi paljudel õdedel, hästi paljudel meditsiinitöötajatele, sellistel klassikad nagu headel inimestel, on siuke all olev resentment kogu aeg, siis sul on kogu aeg siuke tunne, et oota, aga ma teen kõigi jaoks kogu aeg asju, aga keegi minu jaoks mitte midagi justkui nagu vastu ei tee ja kogu aeg teed head nägu, aga kogu aeg on tegelikult see, et siin on mingisugune asi balansist ära ja siis järsku oled 55 ja siis on, ma ei tea, südamerabandus või 3 vähki korraga ja siis on see, kus see järsku tuli ja türa sellepärast, et 35 aastat tundeid alla surunud. Või vastust ei alla surunud. Et ma teen kõigile kogu aeg midagi, aga vabatahtlikult ja enda jaoks tegelikult ainult. Aga sa teed just. Endale teed, enda arvelt teed. No see on siuke hea tagasivaade, polegi varem olnud seda, et eelmist osa saame veidi analüüsida.
mul kusjuures kõikide podcastidega, mida ma kuulan välismaalt ka, mu ainuke point, miks ma tahan sinna minna, on lihtsalt selle jaoks, et öelda neile, et oota, kuule, aga mäletad, kui selles episoodis te ütlesite mööda minnes seda asja, tahaks korrigeerida seda. Mul tuli selle, sa ütlesid, et ma ei viitsi su neid voice message'id kuulata. Siis mul tuli meelde su üks mingi 2x3 minutit voice message'id. Kas sa seda oled kuskil rääkinud päriselt ka või? Mis asja? Seda, et naabritega seoses ühte... seda sittumise juttu või? Ei, ma ei ole, ma vist ei ole... Come again, siis räägi palun. Sita jutud, mitu? 22 minutit. Jube kaua oleks. Okei, eelmine kord, kui ma käisin sul saates külas, siis sina kuidagi läksid avaliku sittumise juurde ja nagu ma vabandan kõigile ka, et see tõesti jutt siia läks. Nüüd sa hakkad manipuleerima avaliku arvamusega endast ära hakka. Sita jutud on okei. Ei, sest kuna me rääkisime sellest, see on tähtis, see on selles mõttes nagu tähtis asi. Ma ei mäleta, mis sa ütlesid selle kohta, aga mina ütlesin nagu mingisugusel hetkel mul lihtsalt, come on, fucking ma 30-aastane inimene. 32. Ja nagu siis ma olin 30, aga aitäh sulle, Maria. Kusjuures Maria on ka soojendaja Mattias Naani sodituuril. Kui tahate veel kuulda tema nipsakaid kommentaare elu kohta. Ärapanemisi. Aga ühesõnaga, mina ütlesin, mingist hetkest mul hakkas nii suva sellest mingi avalikus kohas nagu sital käi juurde. See sita vangis olek või? Nii, aga siis mul on ka vabanemine toimunud sellega. Ma läksin koju ja mul tuli meelde üks fucking amazing asi. Ma olin selleks ajaks 5 aastat elanud, eks ole, samas korteris ja ma läksin ühel öösel lihtsalt pissile, kell 1 või kell 2 öösel, läksin lihtsalt WC-sse pissile ja ma kuulsin läbi seina, kuidas keegi ütleb, oh my god, palun ära hakka sitale jälle. Nii, ja see tähendab seda, et sellel hetkel, vaata, ma sain aru seda, et holy fucking shit, et nagu tegelikult kuskil on mingi naaber ja ma ei saanud aru, kas oli ülemine või kõrval olev naaber, aga kuna mu kõrval elab nagu oma emaga üks teismealine poiss, kes on elanud seal sellest ajast, kui ta veel ei olnud teismealine ja see kõlas nagu teismealise poisi, vaata nagu siukene see hääl, siis mul oli see, et oota, tegelikult ainukene koht minu elus, kus ma olen arvanud, et ma saan turvaliselt sittuda, tegelikult 5 aastat mingi teismealine poiss on kuulanud pealt, kuidas ma situn. Läbi raamaturiiuli ja on kuulanud pealt, kuidas ma situn. Ehk siis ainuke koht, kus ma olen arvanud, et mul on turvaline situda, tegelikult ei ole turvaline situmiskoht. Aga mõtle, kas see õhušaft, kas seal läks nagu huvitav tema tuppa ja siis sellepärast, et ta saab nagu selle 3D elamuse, vaata, kus ta kuuleb häält, värinat ja haisu. Selle kohta ma tegin fopaal, ma tegin seda nalja, mis oli täiesti päris nali, oli see, et ma tunnen kogu aeg WC-s oma naabrite toidulõhna, aga neil on järelikult palju sitem olukord. Aga point on lihtsalt selles, et nagu miks ma ei või siis julgeda nagu avalikus kohas WC-s käia, kui tuleb välja, et isegi mu oma kodu ei ole privaatne koht tegelikult. Mina ütlen seda, et nagu avalik koht, see on täiesti fine käia. Ma olen ka murdnud selle nagu stigma endal. Stigma. Ja, vot. Aga mul on oluline aspekt on see, et meil on uks laest põrandani, on ju, ja meil ei ole seal neid totakaid vahesi, on ju. Ja ma olen olnud, vaata, vetsus niimoodi, et ma nagu istun on need vahed ja ma kuulen, kuidas käib, vaata, toimetamine. Ja siis mul on... See on tegelikult inimlik, on ju, aga mul on nagu see second hand embarrassment, et ma nagu ootan, sest ma ei taha minna välja ja näha, kelle pasanteeriat ma just kuulsin, vaata, ma ei taha taga käsi koos pesta seal. Okei, nagu väli. Et mul on nagu, vaata, et ma ikkagi on see, et nagu, et see tundub siuke privaatne asi, et ma viisakusest, tead, ma tulin pissile, aga ma veits istun siin veel ja ma kuulen, et sa lähed ära ja siis lähen käsi pesema. Aga kui keegi teil külas on ja läheb vetsu, kas sa siis paned kiirelt paaniliselt mingi teleka tööle või mussi mängima enda jaoks? Kõlari põhja. Ei pane. Mul on tegelikult... Vaata, kui keegi mul külas on... Jah, et kui mul on see, et... Minu kodus WC on nii ideaalses kohas, et isegi kui sa tahad kuulda, kuidas keegi situb, mida ma tihti tahan, siis nagu ainuke inimene, kes seda kuuleb, on mu 9-aastane naaber. Kes on jälle? Et sa vaisu järgi aru, kui sul keegi külas on. See kood on teistmoodi.
ma reaalselt, ma saad aru, ma pean kõik oma sõnad tagasi võtma nagu selle kriitika kohta, mis ma olen fucking Danile ja Rogerile teinud, et miks ma tahan huvitava inimese, aga hakkab podcast pihta, esimesed 7 minutit on ainult sitast. See on jälle see osa sinust, kes tahab seda avalikku arvamust endast kujundada. Laseme sellest lahti siin podcastis. Aga ma tahtsin kaheks tulla tagasi. See on tegelikult oluline teema. See on küll, aga nagu mõtleme selle peale, miks me seda teha tahame, vaata. Ei, ma mõtlen, see ongi oluline. Ja uksed ja see heliisolatsioon. Ja see on täiesti, kõik teavad, vaata, kui piin see on, kui sa nagu oled Peikaga olnud koos 6 kuud, lähete kuhugi hotelli ja siis sul on mingi klaasist uks. Ei! Eraldi toad. Lihtsalt... Lahku minek. Ei nagu päriselt ka. Meil on mingid asjad, millest me mis lahendused võimalikud on? Sa lähed alla foyeesse, on ju, sa teed mingisuguse switcheroo, teed mingisuguse, paned teleka mängima, aga hais, naiste siit niimoodi ei lehka, aga meeste siit lehkab ju haigelt. Lubage naerda. Vaata, mind läheb seega närvi, kui keegi arvab, et tema sitta ei haise. Et nagu see, et ma lähen vetsu ja ma tunnen sooja sitta haisu, siis nagu see on kriminaalne ja mind ärritab. Isegi sittumine on fine. Tead, mis on? Sittumine on tegelikult fine. See on lihtsalt mingi tahkeaine, mis sust väljub. See on fine, see on jääkaine. Mis selle juures on võigas? On hais ja see on tegelikult see võigas osa. See sittumine on suva, vaata. Well said. Nii et me tegelikult räägime haisust. Fucking well said. Mina, nagu mul sellele lahendust ei ole, sest minu arust sellele ei olegi lahendust, sest see on see hetk, kus sa lihtsalt tunnistad seda, et nagu ideaalset inimest ei olegi olemas ja isegi kui ma suudan endale valetada, et ma saan kellegagi minul on teatud häkid, sest ma olen naiste rahvas. Aga mille jaoks mul on häkk olemas, on see avaliku koha jaoks mul on häkk küll, vaata sa rääkisid seda, et sa oled kellegagi kõrvuti vetsus sa kuuled, eks ole, sest see ei ole laest seinani ja nii edasi, eks ole, kogu see asi. Ei. Mul on juba valmis kirjutatud väiksed lipikud ja mul on seal, panen oma Insta lihtsalt @Sasha_Alexander, et isegi kui ta jõuab enne mind välja, siis ta teab, kes ta kõrval sittus. Mul on lihtsalt see, et you will never forget this comedian. This comedian doesn't care about boundaries. Seda avalikus kohas sa võid teha seda, et kui sa ei taha seda sulpsu või seda plärinat, vaata, siis paned vetsupotti nagu vetsupaberit sinna alla. Teed väikse soft landingu. See haiseb rohkem. Aga siis sa saad teha selle, et kui sa istud potil, samal ajal, kui sa landib ära, vaata, sa vajutad küünarnukiga nagu kähku vett. Sa minimaliseerid haisulevikut. Sa jää sinna istuma ja sa jää marineerima oma junni kohale. Klassik 1 junni, Maria. Okei, liigume edasi. Also saab kasutada ainult siis, kui sul on nagu tahke siit, vaata. Ma kujutan ette kõik need uued kuulajad, kes ma jäägalt osast sain, on niimoodi. Ja ta intervjueerib teletegelasi nagu Kristjan Jõekalda ja tal on Jan Uustik käinud. Meie põlg on Urmas Ott. Kuulame nüüd. Issand, tead, ma eelmine nädal kuulasin üksi, seekord võiks terve perega kuulata. Nüüd saab selle YouTube ju telekasse otse panna. Meil peaks ju puldilt see kuidagi käima. Tead, kerime algusest edasi, need esimesed 15 minutit tavaliselt ei ole head juttu. Sa oled muidu teistele ka rääkinud seda pasa juttu, mis sa mulle voissina saatsid või? Aga vaata selle kakamisega seotud veel, minu arvates see on õudne, et sellest on tehtud nagu inimestele mingisugune asi, sest nagu ma räägingi, et minul on nagu lapsepõlve trauma sellega nagu, et sa ei julge käia vaata kohtades. Minul oli nii palju aastaid. See on täiega õudne tegelikult. Et sellest, et see on ju mingi loomulik kehafunktsioon ja siis on nii, et nüüd ma pean nagu mingit tsirkus tegema. Sellepärast ma eelmine kord Mattisega rääkisingi sellest, sest Mattis ütles, et see ühes, ma ei mäleta, mis sa isegi ütlesid, aga ma ütlesin, et ma lihtsalt sain aru, et ma ei ole nõus olema 30 fucking aastane nagu mees, kui ma kiilanen juba, vaata, ja siis on see, et mul on siukse asjaga probleem, et mul on siuksi. Sa pead siia vihmavarju suunama, ma ilastasin kogemata. Et ma ei ole nõus lihtsalt selle asjaga, et mul on mingi 6-aastase inimese nagu mingi mental block lihtsalt ja ma elan ikka selle vangistuses, et see on absurdne. Aga minu meelest pärast selle praeguse osa ja siis eelmise meie osa vahepealsel ajal mul oli ka siuke avanemine. Sest sa käisid baalil ju. Ma käisin, seal sittusin. Meil oli Tallinna bussijaamas, lihtsalt mingi päev oli vaja, läksin keskmisse kabiini mõlemal pool, vasakul, paremal, mingisugused hommikusittujad, vaata, kes must kohvi sisse ja siis koni ees ja siis putsi Pärnusse. Pärnu buss läheb 7 minsa pärast, tühjendan ennast ära ka kilo kergemaks. Ja ma läksin keskmisse, tegin sama.
Nice. ja silm ka ei pilkunud. See on väga okei, see on Oh, hea märk, aga näiteks rääkides transpordivahenditest, siis mina pean ütlema, et ikkagi minu jaoks on nagu uskumatu, et sa suudad oma keha, kui sul just ei olegi selline keha, et mul on diarrhea ja ma ei suuda seda peatada, onju, aga näiteks lennukis, lihtsalt lampi, lähen vaatan, kas tuleb midagi, vaata. See minu jaoks mõnus. Crazy. Seal on nii palju lärmi ka. Lux Expressi vetsus. Kuidas sa teed seda? Mina olen oma seedimise lihtsalt väga heaks saanud. See ei ole mingi küsimus isegi. Aga kas sa nagu vaatasid mind, nagu mul ei oleks hea seedimine? Ei, mitte seda. Aga ei, sest sa küsisid selle küsimuse, et kuidas sa teed seda. Ei, ma mõtlen just see, et reisides, näiteks lennates, pikad lennud, minu keha läheb mingisugusesse stand-by moodi, kus ma võingi istuda, ma joon meelega vähe vett, sest ma tean, et ma olen siin nõmedas ebamugavas seisus, see saab pärast läbi. Aga mu seedimine, kõik nagu funktsioonid lähevad aeglasemaks automaatselt. No see on siukene sõja olukorda, tegelikult ütled kehal, et nagu praegult me siin oleme kaevikus ju. Miks sa lähed siis nendesse kultuuridesse, kus naisi vaadatakse teise pilguga? Millistesse? Nagu Dubaisse näiteks. Nagu Dubaisse, siis sa oledki seal krampis niimoodi. Aga Dubais on teada, millised sita... Ma nägin, mis on naljakat meemi. Modellid on need toi-veldikud rikastele. Jaa, aga kas te olete kuulnud sellest, miks see Dubai šokolaadpopiks tehti või? Oh my god, räägi. Te ei ole päriselt kuulnud sellest või? See on fucking, kui te tahate nagu meie slop generationi nagu kultuuri absurdsusest osa saada. See oli eelmine aasta või see aasta, kui Dubai šokolaad läks väga järsku tekkis siuke asi nagu Dubai šokolaad. Ja see tekkis selle pärast, et kuna need Insta-modellid ju enamasti käivad, või üks suurtest põhjustest, miks nad käivad Dubais, on selle pärast, et nendele Saudi ja Dubai ja Katari royalitele meeldib lihtsalt sittuda miljoni followeriga Insta-modellide peale. Või suu? Siis see on nagu selles industry, nad kutsuvad seda nagu Dubai chocolate, this is what you're going to do, Dubai chocolate, aga kuna see on nagu suur shame nende royalite jaoks, et see niimoodi on, siis neil on see, et kuidas me saame flaadida kogu sotsiaalmeedia terminiga Dubai chocolate, mis ei viitaks sellele, et me situme modellide peale. Ehk siis sellepärast nad lihtsalt mõtlesid nagu lükkasid selle asja. Nüüd läks see jututeema nagu kurvaks. Enne oli lõbus. Et kui väiksed lapsed ütlevad, et ma sain selle laheda retsepti, kuidas ise Dubai šokolaadi teha, siis see on hea, et ma ei tea, kust see tuli. Sest muidu oleks nii, et... Mis läheb situb venna peale teistus? Ilus punkt. Tõesti ilus punkt. Ei, aga see on reaalsus, kus me elame praegult. Ei, see on nii hirmus. Ma tahaks elada maailmas, et see ei ole päris nagu... Igal ühel oma... Vot kus nüüd ütles. Ära hakka piirama inimese vabastust. See on mees, kes ju Kristjan Jõekaldal rääkis. Ega kõigele ei saa ka kätt ette panna. Täpselt. Mingid vabadused peavad inimestele naine ise oli okei sellega, talle maksti raha. Mine ära siis, koli välja riigist, kui ei meeldi. Igatahes. Saate tõi teieni Tervise Arengu Keskus. Ma loen ette siit paar mõtet, mis neil oli anda. Oota, Maria, sa kirjutas mulle, kui mul oli, ma ei mäleta, kas ma siin olen rääkinud, ühesõnaga Baalil olles, sa enne mainist Baalit keegi. Seal ma peaaegu uppusin ära surfates ja siis sa kirjutasid, sul oli sama kogemus vist või? Sul oli ka või? Mitte Baalil, Põruus. Ma mõtlesin Pärnus. Pirita rannas. Läksid supiga avamere. Kopli pool saad tavastama supiga. Pirita supilaenutuses on ka päris ohtlik tegelikult kella 4 ja 6 vahel. Ega seal nalja ei ole, jah? Ega ma ei tea, kus teil oli. Mul oli see, et sellel hetkel ma oleks kellelegi tahtnud öelda, et lõpus, et ma ju türa ütlesin. Et nagu sa lähed sinna, lähme proovime nagu, siis mul on, ma ei tea, surf tundub veits siuke intensiivne asi nagu vee avamerel mingi kuradi lainega. See on, seal on instruktorid ja värgid on ju. Ja siis saad 20 mintsa sisse juhatust otse avamerre. Suuremad lained, kui sa elu sees näinud oled. Tüüp on ammu kadunud. Suundan kuhugi kuradi krotti nagu otse kuskile kividesse. Ja siis on nii, et oled nii, et okei, lükkab su hoo sisse. Nüüd hüppa püsti. Püsti. No ilmselgelt ma olen nii hea balansiga, ma esimese korraga juba tegin 10 sekki seisin, on ju. Sama, on ju. Ja siis push on ju. Ja siis tunned, et vool hakkab viima sinna, kuhu ta ütles enne, et sinna fucking ei tohi minna, tulge siia poole. Ja siis saad aru, et aga meri viib sinna poole. Ja siis
saad aru, kui nõrk on core jõud. Et see kuradi, see liigutus, sa oled lihtsalt täiesti läbi surnud nagu. Ja siis lõpuks sain rannale, ütlesin, never again. Siis mõtlesin, okei, ühe korra lähen veel. Ja siis veidi sain sõita, kuksin varem maha, läksin sinna poole, kuhu ei tohtinud minna, ma olin juba nii teed, et mõtlesin, et fuck it, ma lähen siis teisele poole sellest, kuhu ei tohtinud minna. Ja siis jäin lõksu kuhugi niimoodi, et ma ei saanud randa võtta. Laine üle, pea välja jälle, kus mu fucking, ja siis otsid mingi 5 korda tegin seda eestlase asja, et ma ei andnud mõista isegi, et mul on oht, vaata lihtsalt. Ma saan hakkama nagu, ma saan hakkama nagu. Rand on kohe seal on ju, aga siis saad aru, et sa luubid seal ühe koha peal, sest sa ei saa kuhugi. Ja siis mingi hetk ma reaalselt karjusin esimest korda elus nagu help! Ja siis jälle ja mis siis juhtus? Ongi, keegi ei näinud midagi, lihtsalt mingid tüübid lihtsalt hobisurfarid seal ja siis, aga siis võtsin mingi kuradi, ma ei tea, mis jumala jõu kokku ja siis lihtsalt saad kuidagi sinna liivale, esimesed 3 korda veel laine tõmbab sa tagasi, saad laine lähemale, saad ennast lõpuks püsti, sa oled niimoodi peaaegu pisarad väljas, nagu köhid seda fucking merevett välja ja siis mingid kohalikud teevad koni kuskil vokipanni juures ja lihtsalt naeravad. Sa oled nii, türa küll. Ja siis lähed mööda mingit kuradi selle resto või resordi mingit back alley'sid, lähed tagasi sõprade juurde ja oled nii, et mingi perse, ma ei tee enam mitte kunagi. Mis sinu lugu on, Maria? Mul oli surfiõpetaja nimega Ketut. Ketutil oli üks häda, et ta ei olnud kunagi hambaid pesnud ja siis terve aeg, kui ta õpetas mulle nagu liiva peal liigutusi, siis tal oli vaata nagu on hambad ja siis tal oli nagu teine kiht hambaid ka nagu vaata katlakivi. Kellel veel niimoodi on? Ma tead nagu on. Et nagu tõsiselt nagu lihtsalt kunagi pole hambaharja isegi näinud. Katlakivi grill, ma hakkasin ütlema. Katlakivi ketut ja siis Ketlakivi. Ketutikivi ja vaata, ma ei saanud isegi fokusseerida ta jutule, sest ma terve aeg vaatasin ta hambaid. Ma olin häiritud. Ja siis tema häda oli see... Kingitud surfikursuse suhu ei vaadata. Maksin selle eest, kus juures. My bad. Taad küll, siis kui raha on. Sõra 3 kuud seda. Ma viian paremini. Räägi edasi. Ma olen sust tagasi. See on väga tubli. Väga tubli. Ja siis madalas vees oli, mis tundub hea mõte, on ju, aga tegelikult ei ole, sest et kui sa kukud, siis seal on kohe korallid, kõik asjad, et see on palju ohtlikum. Sa võid oma pea ära lüüa, kõiki need asjad, vaata. Ehk siis esimene kord, kui ma olin täiesti avamerel, sama kogemus, mis sul, siis hakkas mega haikse tormi nagu sadama ja see vend oli, ma kartsin natuke, aga ta tundus, kuna see vend oli nii chill, siis ma olin ka nagu mingi, küll ta mind kaldale viib, vaata, et ta ei jätnud mind kordagi üksinda. Ehk siis mul ei tekkinud seda surmahirmu. Õnneks. Vedas. Aga no me olime full troopilise vihmaga nagu täiesti. Oh, it's getting better. We should go back. Why are you sad, Maria? Sa olid nagu ainult üksi läksidki, et anna tunde ja tema oli ainult sinuga tegeles. Mul oli see raskendav asjaolu oli see, et ma nägin fucking Paali või kuskil mis need kohad on? Uluvatu. Ja seal oli, vaatasin, et mine perse, Pillapongi pood on siin või. Ma mõtlesin, türa pole mingisugune 15 või 20 aastat näinud Pillapongi, kunagi oli mingi Universal, mingi, mis koht see oli, mitte Universum, mingi see Genga pood või mis iganes. Exit Sport, Eco Unlimited ja see House, Surf House. Just, Pillapongist vaatasin ja siis seal oli mingi uus kuradi Aafrika mingi tribal mustritega kollektsiooni särk, nagu miski päevituskindel nagu, või päiksekindel kraega. Mõnus siuke. Ostsin selle ja ma jätsin selle selga, sest ma teadsin, et sa kõrvetad muidu selja ära kohe surfates, on ju. Ja siis sain aru, et see pole üldse surfisärk. Käed on poole raskemad seda varukaga vaata. Ja siis oled seal mingi, ostsin poole naljaga omale speedot ka. Ja sa oled oma speedod, et selle kraega see oh my god, samal ajal pead vaata jälgima, et laine kuradi kotte pükstest välja ja pühi, on ju. Mul oli ka bikiini valik väga erroris, aga mulle anti see, mis iganes, Scuba Dive pluus selga. Nii et tissid olid kaitstud. Kas ma võin oma looga rääkida? Peruus olime mingis kurortrannas, kus öelda, et see on üks nendest maailma parimatest surfirandadest, kus õppida surfama. Et seal on täpselt selle õige nurga all laine, kõik õige suurusega, õige rand, kõik on lihtsalt nagu nii mega kui üldse võimalik. Instruktorid super amazing, nagu the friendliest, kõige paremad õpetajad, kes üldse suudaksid ette kujutada ja näevad välja sellised nagu filmi surfiõpetajad ka nagu hot dudes, vaata nagu, kes pesevad hambaid. Hot dudes nagu. Nii,
kõigepealt teevad meile selle maismaaõpetuse, teevad kõike õpetavad perfektselt, amazing ka. Esimese korraga ma saan nii hästi selle peale, mul on see, et nagu mingi, ma ei tea, kui mitu sekundit ma seal peal oli, nagu mul on see, et holy shit, nagu I have some fucking talent nagu uus surf. Lõpuks ometi sa leidsid midagi, millest sa oled hea. Uus surfilegend tuleb siit ja siis teine kord äkki lihtsalt kukkusin ja siis kolmas kord, kui ma sain ennast sinna peale, laine tuleb ja lükkab mu nagu sügavale vee alla, see surfilaud on kuskil, ma ei tea, jala või mingi asja, eks ole, küljes ja siis kohe, kui ma saan pea vee peale, siis tuleb uus laine, lükkab mu hästi sügavale, siis ma lihtsalt keeran full nagu tumblin ja turnin ja mul on see, et mul ei ole õrna aimugi, kus on üleval, kus on all, siis ma lihtsalt ootan, et ma jõuaks üles ja tagasi, tuleb kolmas laine. Tead, mis tegema peab pa? Kui sa ei tea, kummal pool on lagi? Ta siis ütles mulle kindlasti, mis ma pean tegema. Ma oskasin seda kõike teha. Ma tegin kõike nii, nagu ta õpetas, sest ta õpetas mind väga hästi. Aga point on see, et selleks hetkeks, kui 4. kord laine uuesti, kui ma olen korraks saanud nagu tibakese õhku tõmmata, see laine sees seal vee all olemine võtab lihtsalt kehalt nii palju energiat ära ja ma olen nagu fit as fuck. Ja, ma olen pilte näinud. Täpselt nii. Neid vanu pilte. Neid vanu, jah. Nii. Igatahes, aga see 4. kord, kui ma jõuan sinna veepinnale, siis mul on see, et nagu, aga mul lihtsalt saab kõik mu füüsiline jõud, mis ma olen 30 aastat endale sisse treeninud, saab lihtsalt otsa. Ja siis mul on see, et ma lihtsalt pean siit veest välja tulema ja siis see treener ka on nagu see, et mingi come on, et mingi mine tagasi ja ma saan aru, et ma saaksin minna, sest nüüd ma olen ju targem ka, aga mul on see, et nagu see risk ja reward on lihtsalt nii paigast ära. Ja kui ma jõudsin välja, see nägu, millega see mees vaatas mind, mis ei olnud lihtsalt mitte mingi pettumus, see oli nagu väga armastav ja hooliv pilk, aga ta vaatas mind selle näoga, et näed, jälle üks tüüp, kes tuleb ja tahab õppida midagi, mida mina nii väga armastan. Ja ma võtan oma aja ja ma õpetan talle ja ma annan talle kõik. Ja esimene raskus tuleb ja see tüüp annab järjekordne vaata, valge tüüp, lihtsalt see, aga see oli kõik suke armastav, aga ma nägin seda fucking pilku ja mul oli see, et nagu I don't like this, aga ma saan aru, et ma peaks seda asja nii palju rohkem armastama, et olema nõus sinna tagasi minna, aga kellega ma olin seal oma fucking parima sõbra Ingmariga, eks ole, ja Ingmar oli nagu tegi fucking amazing asju seal pärast seda esimest surfikoolitust ja kui ma talle pärast seda juttu rääkisin, siis ta ütles, et ma hakkasin ka veest välja tulema ja ma nägin seda sama pilku ja ma kartsin seda nii väga, et mul on see, et ma ei ole nõus selle pilgu nagu vaatamisega, nii et ma lihtsalt läksin nagu hirmust hoolimata sinna tagasi, nii kaua, kuni ma hakkama sain. Aga Baalil oli nii lahe vaadata just neid kohalikke tüüpe, kuidas nad panid nagu nii hullu. Ei, muidugi on lõbus. Muidugi oleks lõbus ju. Me peaks võib-olla Roostale minema, seal nagu tegema seda. Siuke penskarite surfilaga. Mis see Roosta on? Roostal või Hiiumaal on minu meelest mingid kohad. Hiiumaal on surfi see rand küll. Mina veel tahtsin panna vist päästevesti selga kõige esimesel tunnil. Siis ta oli mingi, no, we don't need life jacket. Mega hea oleks. See on nii loll asi, siis kui ma sõudmist õppisin, siis oli ka nii, et ma paneks päästevesti, et räägid, et kui ma ümber kukun, seal võib hästi kergelt ümber kukkuda. Lähed korra aerust lahti, sa oled kohe ümber mingi korradi karkassi vahel seal vees. See jääb ette sul. Sa ei pea energiat raiskama nagu pinnal püsimisele, see toob su pinnale. Ma ei tea, kui palju teie olete surfifilme vaadanud, sest minu jaoks surfifilmid on üks minu pleasure, aga ma mõtlen surfitokke nagu, nendest kõige retsimatest surfaritest. Mõned aastad tagasi mõeldi välja see Calypso, mis also works as a life jacket, ehk siis ükskõik kui putsi sul kõik läheb, see läheb õhku täis, sa tõused veepinnale ja täielik nagu lifesaver. Ja siis mõeldi see, et kõige amazingum asi, mis üldse surfimaailmas juhtunud on ja üllatus, mis selle tagajärg on kõik inimesed, kes varem lihtsalt ei julgenud mingeid suuri laineid surfata, sest neil polnud selle jaoks skilli. Nüüd on lihtsalt ülekoormanud kõik need kõige retsimad surfikohad, sest neil on siuke tunne, et pohhu, kui mul perse läheb see asi tõmbab mu pinnale. Ehk siis selle tagajärjel on tegelikult nagu vigastusi ja surmasid veel rohkem olnud kui enne seda, sest inimestel tekib turvatunne, kui neil ei peaks olema seda. Sama nagu veipimisega. Täpselt, veipidele ka leiutati life jacket ümber ja nüüd veip sul tuleb vee peale ja nüüd sa mõtled, mis see 6 € ikka on, kurat, mul on life jacket seal küljes ja ma ei kaota veipi kunagi vann ära. Jah. Ei, lihtsalt nagu seda ma olen kuulnud, et veip lihtsalt teed palju rohkem veipi nagu. Ole nagu mina tee 2 Capone'i päevas, nii et on siit lahti ja siit tuju halb ja... Aga mulle ei meeldi, kui pasa maitse jääb suhu. Aga tead, ma täna ostan veibi endale. Ma ei taha neid Capone enam teha. Sest üks teine arst ütles, et kui sa juba teed, siis tee pigem veipi või tupsu. See on see, mida soovitab arst, kes ei ole veel seda latest researchi lugenud. See on nagu... Fuck.
ehk siis pigem ka Aleksander Erilaub, ma tõin välja oma latest research'iga. Ei, minul ei ole seda, ma mõtlen lihtsalt, sest see on klassik, vaata arstide asi on see, et nii kaua, kui meil kas ei ole veel research'i millegi kohta või ma ei ole seda veel lugenud, siis mul on lihtne seda soovitada, sest mul on enese nagu ei ole teadmist, kui hull see oleks. Minul ei ole, mina ei loe mingit research'i, mina ei tea mitte midagi. Ja. Tead, lõpuks sureme nagunii. On, mis on. Easy. YOLO. Sais, kas sa oled keha karvu ajanud ära või? Nagu terved keha? Jep. Nagu kes sul selga ajas? Kõik peale varba pealselt nagu. No vaata, nagu täitsa varba peale, vaata, tekivad need paar karva, neid ma ei ole kunagi raseerinud. Aga mul on iga nagu kas aasta korra või iga paari aasta tagant mingi siuke kord, kus mul siuke tunne, et nagu I need some refreshment. Ja üks kord siis ma olen viitsinud nagu jalakarvad ka ära ajada. Aga see tagasikasvamine ei ole... Sa küsid, seda vajada või? Ja ma vastan seljakarvade kohta ka. Mul ei ole nagu mingisugust nagu seda pushi. Mul on nagu hästi üksikud, mida ma lihtsalt pinni nagu tõmban, super. Mul oli Miks, kui need üksikud on? Who cares? Ei, siis see on just nii lamp nagu, sest sul on nagu fucking amazing back nagu, kui sul on nagu lihtsalt nagu imeline selg, eks ole, ja siis sul on mingi 3 suvalist karva, siis see just jääb rohkem silma kui see, kui sul on see monkey back, eks ole. Oota, mul on üks küsimus ja kui te sellele vastate ausalt, siis see võib nagu tekitada väga paljudes tüdrukutes väga palju ebakindlust juurde, nii et mõelge hoolega oma vastused läbi. Kui te olete olnud nagu mõne tüdrukuga kunagi koos, siis kas te olete vaatanud ta nägu ja mõelnud, et tal on vuntsid või mingi üks karv kuskil, siis te olete mõelnud, et tahaks nagu klink. Ühte karva siukest ei ole kunagi näinud, vuntsi olen küll näinud, aga nagu lihtsalt sellist nagu naise piimavuntsi, mis ei ole nagu kuidagi nagu... No, siis see on täpselt see, et peab vastu valgust vaatama. Ei, see on nagu veel, nagu naistel võib veel nagu rohkem ka beebivuntsi olla, aga see ei häiri kuidagi. Mul on heledad karvad, vaata, aga kui naisel on tumedad karvad loomu poolest, siis tal on nagu rohkem vuntsi ka. Täielik dealbreaker kohe laiali. Dealbreaker ütleb mõni isegi selle kohta. Ei, tegelikult ei, minu arust see on täiesti non-relevant nagu... Osad naised raseerivad oma nägu, teate. Ma mõtlengi, et idiootse minu jaoks on see, kui ma saan teada, et ta käib kuskil seda kuradi tõmbamas ära nagu. Siis on see, et sa ei viitsi pärast mingit 70-ndast eluaastast sa ei viitsi teha. Aga kas nüüd ei saa lihtsalt laseriga kõike seda lihtsalt nagu... Vist saab küll, mina ei ole käinud selles. Et ma arvan, et esiteks ilmselgelt, kui sul on nagu fucking Nietzsche vuntsune ja siis loomulikult, ja et kui naisel oleks siuke vunts, siis see oleks minu jaoks probleem, jah. Aga nii kaua, kui sul on nagu mingi läbipaistev piimavunts... Aga mõtle, kui 69-ides, kui kõdi sul oleks... Kottidel oleks nii kõdi, kui te 69-i teete. Kui naisel vunts võikski olla, sekspoes võiks olla vuntsid naistele. Mehed, kes pole veel tulnud kapist välja. Aga peaks küsima nendelt tüüpidelt, kellelt Alari Kivisaar suhu võtnud on, et kas on kõditanud... Mis kuulujut see? Vabandust, ma lihtsalt tahtsin Alari Kivisaare kohta midagi öelda. Siis cool. See on Aleksander Erilaub, ma isiklikult nalja podcast, ma isegi ei ole kuulnud mitte mingit kuulujutte selle kohta. Toetage Lionessi ja sa ei tea, mis Lioness on või? Ei vist. Lioness on üks nendest klassik nagu multi-marketing level sellest asjadest. Aga kas te ninakarvu ajate või? Ma nagu trimmin neid. Ma ei saa täielikult ajada, sellepärast kui ma täiesti ninnakarvad ära ajan, siis see tekitab mulle nii palju rohkem nagu mingit allergiat ja aevastamist ja selliseid asju, sest tegelikult su ninakarvad ju kaitsevad, et patogeenid ei läheks sisse. Nii kunagi on olnud, et olete nagu seal downstairs ja siis tunnete mingit karva kuskil kurgus ja siis peate nagu... Muidugi, aga see juhtub nagu iga kord. Aga nagu, mis sellest on? See on siis ka, kui ma endal suhu võtan. Vau. Tulge tuurile, sodi. See kolmik. Seda ei saa seda maha magada. Need inimesed on kõik 30 pluss. Ei taha sellest ilma jääda. Oota, ma tahtsin midagi veel öelda. Mul oli Austraalias majakaaslane, kes oli sakslane, kes on nüüd üks 30 maailma siis noorest endast kõige hinnatumast ajakirjanikust. Nagu ta on nagu very well respected, seda teeb amazing ajakirjanik. See üksi sõidab fucking Afganistani või Jamaikale ja nagu great dude. Aga siis tal oli lihtsalt siuke fucking back hair, nagu niimoodi, et sa isegi näinud ta selga. Ja siis, kui ta oli meil aias, meil oli 5 inimest majas. Mulle meeldivad karvased mehed. Ja siis, see on amazing kindlasti, aga see oli lihtsalt nagu, see oli
komiidik nagu, kui milline ta selg oli. Ja siis samal ajal, kui ta nagu aias mingi oma riideid kuivama pani, siis mu teine majakaaslane näitas mulle lihtsalt pilti nagu Amazonis sellest mingist backshaverist ja ütles, et kas ma peaks talle sünnipäevaks selle kinkima. Sest nagu ma olen mõelnud ka selle peale, et see tundub nagu nii keeruline, nagu, sest mingi ükshaaval selja pealt karvu ära võtta ei ole nii keeruline, aga kui sul on nagu fulli vaja nagu shave'ida. Siis nagu lasta inimene alla, küll ta leiab naise, kellele meeldib. Ei, vabalt võibki olla, mina ise ei suudaks niimoodi olla. Mulle näiteks mina ei salli seda, kui mehed ajavad nagu rinnakarvu või nagu, ma saan aru, kui sa veits nagu teed mingit seda trimmi asja, et nad lähevad sul vahepeal lappesse, see on fine. Aga kui sa ajad täiesti ära see on nagu väike beebi. Ja nüüd ma tahan nagu tulla kaisu, tahan oma pea sinna panna ja siis see on kõik torgib ja on rõve ja siil, vaata, ma ei taha seda. Vinnid ja sisse kasvanud karvad. Ma tahan lihtsalt sahistada nägupidi su rinnakarvades, vaata. Ma tahan nagu nautida mehe karvasust, see on seksikas. Väga arusaadav. Kui sa oled meelelahutaja, siis vahepeal see on lihtsalt nagu, see on töö osa vahepeal, et sa pead rinnakarvad ära ajama. Et ne saaks vastu peegeldada kuskil. Saaks seda glimmerit panna, glitterit. No jaa, aga no neid on vähe, kes on meelelahutaja. Ega ma olen nõus sinuga loomulikult. Eks sa ei taha, et mehele läheks T-särk vastu nahka, vaid et see puhkaks nagu karvade peal. Hõljuks nagu niimoodi. No minu just on nagu vaata, nii lahe on see, et kõikidel meestel on mingi oma kujund, tuleb karvadest ka, vaata, see on ka cool, nagu kõigil on mingi oma iseloom. Aga kas sinu arust see on seksikas, kui mees on niimoodi nagu see nagu lõikab, shave'ib endale siukse kujundi nagu traktor või midagi siukene John Deere. Kunagi tehke seda, see on haige. Your boobs could be here. Ehk siis nagu trimmimine on fine, aga nagu full shave on veider as fuck. Ja ma tegin selle Philipsi klipi jaoks, ajasin ära essad korda elus. No selle fucking Philips One Blade'iga, mida sa reklaamisid, türa ma elu sees, vabandus, et ma ropendasin, ma lõikaks elu sees oma rinnakarvu sellega. See reklaamiseks olla seda, ma ei tea, sa nägite ma neid reklaame. Ma olin mingi, kui ma käisin mingid keikat tegemas, siis mulle pidi nad fake funtsi, fake abeme panema ja siis tal oli see, et kas... Kas on sama, mida Miikal praegu reklaamib? Põhimõtteliselt vist sama asi, jah. Et meil on mul on see Philips One Blade kaasas, et see ei kleepu muidu, et saad minna ruttu ära ja mul on see Philips One Blade, ma olen mõelnud seda osta nii palju, sest kõik on reklaamid, et see on the most amazing thing. Ja ma läksin vetsu ja ma mõtlesin, ma olen 2 minutiga tagasi ja see oli lihtsalt nagu kõige valusam, kõige kõik oli lihtsalt nii valest. Mul on nii mitu erinevat seda asja, pardlit ja kõiki muid asju olnud, mis on fucking veatud, perfektsed ja sellega lihtsalt ükskõik, mis pidi, ükskõik, mida ma teen, see oli lihtsalt error ja isegi kui ma sain midagi ära, siis ja mul ei ole nagu mingi thick beard, mul on siukene nagu metrosexual beard, eks ole. Femboy beard. I wouldn't go that far, darling. Darling. Ma hakkasin küsima, mis see tähendab, aga ma sain kohe aru. Aga... Vaido Neugaus oli kunagi kuulus metroseksuaal. Star metroseksuaal. Aga mul on see kart, et kui Philips tahab muga veel koostööd teha, siis ma täpsustan, et ma arvan, et sellel Grimerial lihtsalt tal oli see blade oli vana. Siis teil peab vahetama. Ehk siis ei ole one blade, vaid see on multiple blades over the course of a long time. Aga see on one blade kõige jaoks nagu. Ma mõtle, mis sellega kõik oli juba raseeritud. Mida kõike sellega oli parasi. No, Tambet Tuisu... Ma lihtsalt tahaks öelda, et kui ma tahan Tambetilt edaspidi ka sponsorshipi saada, siis kui sa lõikaksid välja selle, kuidas sa... Okei, karvad said ka läbi võetud. Mis järgmiseks? Aga olete näinud kunagi nagu midagi ebameeldivat seoses karvadega, mis on nagu full turn off in või? Jaa, aga ma keeldun. Issad, kui fucking boring. Tead, noorena ma mäletan. Meil oli Lasnamäe bussi peal oli see, me tihti sattusin, kuradi 10 aastat sõidad ühte bussi ja siis ikka näed mingid samu nägusid, sest samal ajal keegi sõidab. Samad karvad. Ja siis mingit tüüpi ma nägin 2 korda, mingi mitu aastat oli vahe ja siis ta näed ta nagu seda selga nagu siuke veits avartuma kraega T-särk on ja siuke küür on seljas, et tead, et siuke arvuti tüüp. Ja siis seal on ilmselgelt nagu need punased täpid on ju, mida mul on ka palju ja siis on nagu karvad, siis on lõhna järgi saad aru, et ta ei ole juukseid peestnud ja siis seal on 2 valget punni nagu ja mõlemal korral, kui ma olen näinud teda, siis on see, et... Eeri viikab seda. Eeri viikab seda. Ja siis veidi on nagu see, et
mitte, et ma tahaks nüüd ise ära pigistuda, aga tunne on küll siuke, et läheks teeks väikse pop sessions. ja et me olime ikkagi Lütsemis, me ei käinud täägimas bussipinke, vaid me käisime emaga elavate keskealiste selgi poppimas. Pop that people today on Pop that people. Lasnamäe buss 69. Vaatame, mis on. Okei, uus teema. Kas teil on... Teate, et DLC peal oli kunagi see saade Pimple Popper, Dr. Pimple Popper, see oli üks mul lemmikuid. See on siiamaani. Kui ma onaneerin, siis ma kutsun ka seda nii. Ma olen järsku Dr. Pimple Popper. Mina... Valge tuleb välja. Okei. Mina... Oota, kas ma tohin ühte asja? Kas see ik-moment oli see, et sa nägid mingit ühte rasvast nibukarva ja siis olid nagu... Ei, ma arvan, et ma ei ole kunagi ühtegi nibukarva näinud peale enda nibukarvade. Kogu aeg on pime. Ei, sest ma ootan abieluni. Õige. Eeri paneb ainult tagant naisi. Ma ei taha sul nägu. Nii et mitte kõik mehed. Ära vaata! Ära vaata! Mina ei laigi, ei huvitu, ei räägi nagu sellistest asjadest, nagu teie, eks ole, praegult rääkisid, aga millegi pärast avalik maine kujundus läks järele. Ei, nagu... Edmund Purkega tuleb episood. Ainult seal ma räägin sellistest asjadest. Ei, aga iga fucking kord, kui ma teen Facebooki lahti, siis ja scrollin natukene, miks ma seda üldse ikka veel teen, aga seal tuleb kogu aeg need reklaamid, mis on selle kohta, kuidas kellegi nagu kõige retsimaid poore puhastatakse või nagu kõik see asi ja ma ei saa aru, nagu kas nad teavad, et ma vihkan seda. Ei, see on see face, nagu see näotuvastus. Oh, buddy. We have something for you. Aga see on tegelikult see ju, et inimestele meeldib, osadele inimestele meeldib see vinnipuhastus või see näopuhastus, siis see tekitab mingi dopamiini näha seda. Ma saan aru, ma nagu loogikast saan aru, aga mul on see kõik muud reklaamid, mis ma saan, on asjadele, millest ma olen vähemalt rääkinud või mis on kuidagi tulevad teemaks, aga see tundub mulle kõige nagu rohkem out of left field, et kuidas nagu mingi nagu ilmselgelt AI-ga tehtud pooride tühjendamine on minule feedi jõudnud. AI poorid. Mina saan seda hambapuhastust, seda reklaami, kus vaata nagu Ketutil oli Ketutkivi ja siis seda puhastatakse ära ja siis lendavad. Seda ma olen ka vaadanud, ma olen jäänud nii lukku sinna. No see on täiesti crazy. Mõned inimesed ei ole kunagi hambaga käes. Water pressure cavity cleanse. Mine perse, kui ilusad need on. Nagu, sest ma saan aru, et sellest nagu ma saan teoreetiliselt aru, kuidas sellest saab mingit naudingut saada. Et saab siukest naudingut saada sellest, aga mina saan sellest ainult seda nagu täielikku jaknes. See on lihtsalt rõve ja nii vastik ja nii ebameeldiv. Ega ta meeldiv ei ole, jah, rõve. Sellega mul tuli meelde. Mul ei teki selliseid emotsioone, vabandust. Mul tuli meelde, selle pressure washeriga tuli meelde, et mul pean ostma mängu endale, sest et on pressure washer simulator on PC peal, kus sa saad põhimõtteliselt 3 tundi lihtsalt pesta mingit seina. Ketuti hambaid. Ma pean endale PC ostma, et ma saaks selle pressure washeri endale PC peale osta. See on nagu full mingi papsi mängu. Kas äkki su PC, see saad sponsoreerida seda või? See on mingi keskealise papsi mäng ju. Ei ole. Kindlasti nagu ma olen keskealine, nagu mitte paps. Ja me ei ole üldse sama varadki. Tuletame seda ka vaatajatele. Mulle võtsin ikkagi noored soojendajad. Hästi palju nooremad soojendajad. Jaa, teises kümnendis. Kas teil on veel Facebook? Te vaatate story'si veel või? Instas ja Pesaris? Jaa, pärak, aga lihtsalt harjumusest. Aga pärak. Jah, aga räägime pärakust ka. Meil on veel pärak puutumata siin episoodis. Fun fact. Päraku või nagu see anaali nagu nahk või see avavus, see on sama nagu tundega nagu suusisemus. Et kui te keelega katsuta. I can attest to that, my lady. It sure is. It sure is. Kõik persesööjad juba teavad. That's why it's meant to be. Minu sõber ütles mulle... Ühest kohast algab seedimine, teisest otsast lõpeb. Mõlemad on pühad. Nii funny facti, mis on see, et igal inimesel on selline võime, et sa võid ükskõik mis asja vaadata, mida sa elu sees isegi katsunud ei ole. Aga sa tead, mis tunne oleks keel sinna vastu panna. Nii on, jah. See on nii haige. Oota. Vaata ükskõik mis asja siin ja sa suudad ette kujutada, mis tunne oleks, kui sa keelega sellest üle tõmbad või keele sinna vastu paned. Nii, eerimunn. Nii hea, et sa valisid eerimunn, mitte Maria.
nii, mis oleks hea bitt? Ma olen nii uhke oma eluvalikute üle. Aga millal sul tuleb siis järgmine osa Edmund Burke? Pole õrna, teate mis, kellega ma seal eelmine kord olin või? Tõnu Trubetskiga. Ja siis Tõnu Trubetski, kes on Eesti üks kõigi aegade parimaid laulukirjutajaid ja keda ma tänu selle nagu väga austan ja hindan, siis ta lihtsalt otsustas, et mingisuguses hetkes, kus ei olnud see kuidagi nagu vajalik, siis lihtsalt rääkida hästi pikk lugu, mis on saate teemaga kuidagi seotud, rääkida nagu punastest ja valgetest, siis kui Vene revolutsioon oli, siis rääkida sellest, et seda tsaari perekonda tegelikult ei tapetud ära ja siis öelda, et mina tahaksin öelda, et mina ikkagi toetan Iisraeli. Kas sa teed nalja või? Ma ei tee nalja. Minge vaadake siis Aleksander Eeri Laupmaa. See on reaalselt, kui te tahate ühte nagu kõige igavamat nagu asjad näha, mis ma olen iialgi elus teinud. Sa vaadake Aleksander Eeri Laupmaa Piibel 2. How dare you? How dare you? Sellest on vähemalt 20 minutit väga head materjali. Aga ei, see on tõesti kohutavalt igav saade, mis me suutsime teha. Ja... No, te ei saanud rääkida pärakutest ja sittamisest. Situst. Siis on situt rääkida. Kuule, aga see pilleriin, eks ole, mäletad, kui see räägime pilleriinu... Kas pilleriinil oli vunš ka? Räägid sa mingid kahtlas nibukarva pilleriinil? Ka midagi. Tal oli tussuvunš. Miuke tal oli, kas oli siuke 80ndate põõsal või oli nagu triip? Ei, et see on väga nagu... Ühesõnaga, see on väga slow burn. Ei, mis kustus lõpuks? Hardly any burn at all, võiks öelda selle kohta. Ehk siis ma ei saa, see kõikidest asjadest, mis ma kunagi salvestanud olen, see ei oleks see, mida ma soovitaks esimesena kuulata. Aga tead, selle kogu asja, see, et ma ajan mingit sousti, et kuulake Eeri mingid Edmund Burke asjad Trubetskiga. Siis tegelikult on ju see, et ma ei olnud kunagi välja öelnud. Eeril on mingi 2 või 3 specialit YouTube'is või? Palju sul on? 3. Aleksander Eeri Laupmaa, vaadake YouTube'is. Maria, sul tuli täna või? Mul on pühapäeval laivi, jah. Täpselt aasta tagasi filmitud show Heldekeses ja mõtlesin, et tead mis, who cares, panen lihtsalt üles, sest kõik materjal on iga and. Just, et see ilmubki pühapäeval, nii et siis täna minge, võib-olla on juba siin suggested siin kõrval. Jaa, pohmellipäev tuleb pühapäeval välja, lahe, jah. Näist, kui ma viitsin muidugi teha, aga noh, ühesõnaga pühapäeval tuli, 2. november tuli välja, Maria pool tund või? Kuidas teil siis Halloween läks? Tead. Panin ette vuntsi ja mul juba on. Ei pidanud panema. Tõstsin alt vuntsi üles. Amazing. Horisontaalvunts. Ei, vertikaalvunts. Vertikaal on niimoodi, on ju? Horisontaal on nii. Svastika vunts. Ma enne rääkisin nendest... Fucking flying, guys, we're flying. Ma enne rääkisin story'dest, ma olen pannud kinni enda story'd, nagu, et ma valikuliselt vaatan inimesi. Võib-olla te olete sees. Sa oled mutetud või mutend inimesi. Jah, aga ma ei tea, ma ei mäleta, kas ma teid olen, vist ei ole. Äkki ei ole, et sest tuuri ajal ma pidin nägema, kas te ikka postitate tuuri. Et kas maksad ära või maksad? Ja see on nagu nii hea tunne, sest et ma vahel võtan samamoodi Facebooki äppi lahti, siis seal kohe üleval on need story'd vajutud mingi asja peale, kui kellelgi on meid dissi näha, on ju. Ilmselgelt kohe vajutad ja siis jääd sinna loopi ja siis saad aru, mis fucking sitta inimesed jagavad. Ja mingid, vaata seal need kaugtuttavate asju ka Instas on ainult see, keda sa palud Facebookis, sa näed mingid oma 2000 inimesed story'sid ja siis vaatad mõni inimene. Minu vanune inimene ei saa aru, et asi on AI-ga tehtud ja jagab mingid asju. What the fuck, no? Ja, nii ongi. See on täiesti insane, kuidas inimesed päriselt arvavad, et mingid videod on nagu päris ja minul on hakanud tekkima nagu kahtlus, et kas äkki inimeste nagu see definitsioon, milles nad näevad, nagu kui isegi, kui neil on 20-20 nägemine ja neil ei ole prille vaja, et äkki on nagu lihtsalt ongi mõnel inimesel nagu lihtsalt 8 pikslit ja siis, et see AI tundubki neile nagu päris, sest mul on see, et see on ju nii fucking obvious. Ei, mina saan aru sellest, et inimesed on nagu, me oleme praegu mingisugusel väga, me oleme varsti maailma lõpp tuleb, ma lihtsalt ütlen välja. See, et kui me oleme varsti maailma lõpp tuleb. AI, Sepp Maria siin, aga tegelikult see, kui intelligentsi taset iseloomustab hästi see, mitte see, kas me siin räägime kakajute, see on väga intelligentne. Need on elulised teemad, kõiki huvitavad. Aga see, kui keegi jagab, mis ta on ChatGPT käest küsinud on ju, ja ta jagab seda nagu fakti stories. Näed, chat ütles, et see, et sa ei suuda hoomata, et esiteks see on sinu poolt. Just. See on nii kallutatud juba. Just.
et ta eksib ja need ei ole faktid. Ta räägib ainult mulle, et teistele ta ütleb, mis nad tahab. Et see on nagu insane minu jaoks. Et sa nagu päriselt arvad, et ma küsin midagi ja sealt tuleb puhas kuld. Ja ma ei pea seda valideerima mitte kuidagi, ma ei pea topelt kontrollima, ma lihtsalt teen screen'i ja ütlen, see on õige vastus. Ja, see tuli. See on täiesti insane, see näitab minu jaoks, et sa oled nagu küsi ja saad kohe vastused ja liigu eluga edasi ja kõik on ju hästi ju. Siis minu meelest ühe kuulsa suunamudi ja mees mingi postitas mingid storiesi, mida chat'ale vastas, siis ma vaatasin seda mehe nagu Instakontot ja mõtlesin, et issand, see ongi su nagu intelligentsi tase või nagu insane. See on pöörane. Kes see oli? ainult ühel suunamudjal on mees. Mis asja? Ei, whatever. Next topic. Minul sõbranna kevadel ütles, leppis muga intensiivselt peo ajal kokku, et alates 19. aprill teeme mõlemad 2 nädalat nagu sotsiaalmeedia detoxid. Ja mul on see, et nii hea, et keegi lõpuks ütles, mul on lihtsalt vaja vaata, et keegi ütleks mulle, et mingi challenge on, ma olen kohe nõus tegema 2 nädalat no social media, tema loomulikult ei teinud seda, lihtsalt ütles minuga leppis fulli kokku, lööme käed, teeme ära, aga mina tegin ja ma sain aru, et mul tegelikult ei ole sotsiaalmeediast nagu sõltuvust, mul on sõltuvus vajutada sotsiaalmeedia äppide peale, sest mul päeva jooksul ikka ma nägin 300 korda, kus on see, et näpp lihtsalt vajutab sinna, aga tegelikult sellel ajal, kui ma ei ole seal, mul ei ole seda, et hullult tahaks kellegi storysid näha, sest 99,98% nendest on nii fucking igavad lihtsalt ja mul on ka see, et ma postitan oma nagu päevased 20 storyt ära ja siis ma pärast mõtlen seda, et aga see on ju siuke pask. Pooled kustutad hiljem, sest häbi hakkab. Ja isegi need, mis alles jäävad, mul on see, et isegi nagu even my best story on ikkagi inimestele silmadesse oksendamine tegelikult. See on nagu, no tegelikult on, see on täielik pask, mis ma toodan. Ja nii palju nagu ongi täpselt ütlesid, vaata, et ma ei vaata samamoodi, mul on kindlad inimesed, kelle story'si ma vaatan, enamasti koomikud on kõik seal, sest et noh, enamasti koomikud, okei, kui nad ei reposti oma show'de paska, siis nad postitavad midagi, mis on nagu põnevam, on ju, kui regular inimeste mingi täna teen pann, nagu kedagi vittu ei koti, vaata, aga see on nagu nii. Kes see oli? Ei, aga see on nii naljakas. See on nii naljakas, et nagu, et see, et ma nagu kinda arvan, et minu story'd on põnevamad, aga tegelikult ei ole, samamoodi need on kellegi jaoks puhas pask, vaata. Et selles mõttes, ikka sa arvad, et enda story'd on sul kõik nagu natuke kraad kangemad, on ju, aga samamoodi see inimene mõtleb, et tead, mis mind follow'd inimesed, ma panen story'sse, nad tahavad näha, vaata. Kas täna oli tahke junn või mitte? Just täpselt, Rate My Maria. Ja selle jaoks saate minna tahke või mitte.net ja Rate My Puu, sellised selline sait on olemas. Mäletan lapsepõlvest väga hästi. Ja, väga hea. Saad nagu Rate'is vaata junnidele punkte anda. Maria Sepp, sina kui koomik, sa astusid nüüd ka minu Legionisse ja sa tegid ka mõned esimesed koostööd. Kuidas see kogemus oli? Tead, mul oli eile elu teine koostöö. Ma vist mainisin eile. Midagi. Siis kui sa kaameraga põgenesid. See oli sellepärast, et sul läks set sitasti. Sul pead nüüd seivima, et nagu see oli selle pärast, mitte selle koostöö pärast. Jah, set läks pigem. Ma olin. See podcast on läbi. See on läbi. Ma ei saa kunagi sitta. Aga see kampaania, mis ma tegin sellele Seksuaaltervise Liidule, see oli jumala fun. Ja need mu ideed läksid käiku, neid ei tsenseeritud, kõik läks niimoodi ja ülifun oli teha ka, nii et see oli nagu win-win kogemus ja selle pealt ma ütleks, et vabalt teen veel. Nice. Sais, kuidas sul see aknapesu koostöö on läinud? Väga hästi. Hester puhtkodu.ee ikka soovitan väga. Te peate ainult 4 juhet ise kaasa ostma ja põhimõtteliselt nagu mingi 1/3 akendest saab kindlalt puhtaks esimese selle nagu Philips OneBlade. Nagu Philips OneBlade, jah. Hester OneBlade. Aga see on ikkagi, see oli kuidagi, sa oled nagu sellise hea rolli leidnud, sa oled karakternäitlejana väga tugev. Kas sa saaksid austada, nagu teha meie kuulajatele kingitus ja teha veidikene seda aknapesu karakterit meile, palun? Ei. Tänan küsimust, ei. Ei, jah. Aga kui sa tahaksid, kas sa saaksid klõpsust teha seda häält ja olla nagu natuke Ester või? Mulle meeldib, et... Ei, ma arvatavasti saaksin ikka. Tere! Sest see on üks kõige vist nagu üks koomikute sisust. On ka minuni jõudnud Esteri aknapesu komplekt. Läks küll natuke kauem aega kui teiste suunamudijatele, aga eks ongi adress on mul kesklinnas ja niimoodi raskem leida.
Vaatamegi nüüd üle siis, kuidas pakikaba käibki ise väga kergesti lahti. Nii mõne sekundiga vaid mööduski manuaali lugemine. Minule hommikud alati mööduvad diivani peal, seega nii hea, kui Hester teeb selle hommiku veel mugavamaks. Super. See on üks kõige naljakamaid klippe. Nagu ma olen seda nagu ikka aeg-ajalt vaatan, kui mul tuju on paha, sest see on nii naljakas. Vaata, sa muutsid, kas sul on nüüd aleksander.eri või? Mu Instagram ta muudab seda mu nagu Instagram on Sasha.Alexander ja keegi ei suuda meeles pidada. Varsti on jälle midagi ma varsti ja kohe, kui kellelgi meelde jääb, ma muudan jälle ära. Ja profiilipilli paned ka mingi obskuurse. Kuigi praegu on väga hea. Aga ma ei suuda seda kannatada varsti enam, ma varsti vahetan ära jälle. See on tunnus. Kas sa filmisid lõpuks oma selle lehtmees kepivend? Ja see on mul pandud sellest kevadisest salvestusest, see on mul üleval. On juba üleval? Ja see on, aga see ongi 3., mis mul on üleval. Kuidas siis, Mattias, sul ootab ka filmimine ees? Sodi filmimine, Kino Kosmos. Kino Kosmoses filmime 16-17 detsember. Kino Kosmoses või? Kino Sõpruses, sorry. Kino Sõpruses, okei, see meigib rohkem sense. Jah, vabandust, Kino Sõprus. Ma ajasin sassi, vabandust. Filmime seal, paneme sinna, ehitame veits teistsuguse asja, ma arvan. Ja siis on see, et vaatame, testime ära. Varm duš. Kas te olete keegi teinud seal või? Ma olen seal käinud vaatamas Steve Hughes'i ja veel... Sa tegid seda Nina Munts asja seal kunagi või? Nüüd tegin Alexelas seda. Sorry. Õigus jah, suurem oli veel. Aga... Suurem fail on ju. Aga see veel suurem häbi. Sõpruses ma olen, jah, seal Papa tegi seal vahepeal päris tihti ja siis kinoteatril oli mingi roppuste öö seal. Päris inimesi mahub. 200 something, 220. Davai. Ja kuidas piletid praegu liiguvad? Sooduskood töötab? Nüüd enam ei tööta. 2. november oleks pidanud 31. oktoobri. Oma pask. Classic case of oma pask. Igades naan.ee saate pileteid, saate seda kolmikut näha. Ja ma vaatan, et meil on 3 minutit aega ja siit ka üks ülestunnistus. Ülestunnistus. Kas teil on ka nii, et te nauditegi kõige rohkem neid vestlusi, mis on niimoodi, et kohe peab laiali minema? Vaata, et sa hakkad, kuskil midagi juhtus, siis satud kuidagi ühisele teele ja sa tead, et ta keerab kohe bussipeatusesse, jääb sinna ootama, sa saad ka autosse kõndida. Ja see on see kõige hea... Oleneb kellega, oleneb millal ja see nii oleneb. Sul oleks olnud nii hea mugav üles tunnistada, kui me oleks käinud kaasa sellega, eks ole. Ei, mul lihtsalt on see, et kõige ebamugavam mul on see tunne, kui keegi tuleb külla ja siis et teeme väikse catch-upi või et pole ammu näinud ja räägime või keegi reis, mul tuli just üks võib-olla seal Jõekalda osas rääkisin, üks Taani sõber tuli külla ja siis see oli kõige suurem pressure mulle, et saame kokku, pole ammu näinud, räägime. Ja sellest sa saad lahti siis, kui sa lõpetad people please imise ära, sest mina olin varem ka selline, et see oli siuke pinge, aga sellel hetkel, kui ma nüüd olen reaalselt lihtsalt ütlen inimest, mul ei ole sinuga praegult rohkem mitte midagi rääkida ja ma lihtsalt nagu liigun edasi. Ei, see on aus olemine, sest sa saad seda öelda viisakalt, aga ma lihtsalt ütlen nagu, sest meil on ainult 2 minutit aega, et point on selles, et sa annad inimesele lihtsalt selle info edasi, sest ükskõik kellega mina kuskil samas ruumis olen, mina ei taha seal olla, kui tema tegelikult ei taha, et ma seal oleks või tema tegelikult ei taha seal olla. Mina tahan, et ta pigem ütleb mulle, et kuule, et sa vist ei ole täna pesnud ja sa haised ja sa ei meeldi mulle inimesena ja mul tegelikult ei ole sinuga millestki rääkida ja ma vähemalt tean ja ma saan edaspidi adjustida, mitte see, et ta teeb 3 tundi head nägu ja ta tegelikult kannatas terve selle aja ja ma kujutan ette, et nagu mingi, et ma vist meeldin talle, aga nagu vibe on veits imelik. Okei, kui vastupidi oleks, Sest lõpuks see, et proovida olla meeldiv on rohkem munni olemine. Sa saad sellest pääseda ka niimoodi, et sa paned nagu kindla raami, vaata, ütledki, et mul on praegu mingi 15 mints aega, siis ma pean minema. Ma olen nii palju võltsvabandusi mõelnud. Ma pean, mis iganes, vaata, et sa nagu enda jaoks, sa pead soft launchima seda uut naani, vaata. Oota, aga seal on see, et mul tekib see, käärid tekivad seal, et siis ma ei tahagi kodust üldiselt välja tulla. Mul on mingi 3 inimest elus, kellega ma võib-olla viitsin nagu perse püsti ajada. Kas praegu see oli ka sinu jaoks siin piina? No see on kohustus. No, aga väga näed, aga see on see, mismoodi peab ütlema neid asju. Täpselt. Nii, lõpp. Lõpp. Muist peale ja let's go. Ei, see on aus. Minule näiteks meeldis see, mina ootasin tänast salvestust. Ja, aga meie oleme ekstraverdid, tema on introvert. Ei, ma olen ambivert, minus on mõlemad. See on mingi väljend. See on hea, see on keskmine. Ei, no minus on ka mõlemad selles mõttes, aga ikkagi see on, sest mõned inimesed on täitsa siuksed, et ei, tegelikult iga kord on raske suhelda teiste inimestega. Ja Mattias.
ja Mattiase piinad said läbi ja tal on tegelikult täna veel üks piininees, ta läheb Punso show'le. Ei, ta viib meid kõigepealt merekultuurikeskusesse. Davai, cool, solituur. Tulge, vaadake Maria eri asju. YouTube internet.